tere, Aavo siin ja jätkame Drifti projektiga garaažis. Tänane päev on selline, et mul esimene ülesanne on ees. Mu selja taga on siin mootor, mis on siis pukki pandud juba. Ja mul on vaja võtta maha ploki gaas, sest et Corsa Motors ootab mind, et ma selle neile viiksin. Ja ega siin polegi midagi, ma hakkan selle kohe pihta, järjest võtan see asjad lahti. Eks vahepeal räägin, mis ma teen. Igal juhul esimese asjana keeran mootori nulli. Ja sellel on siuke asi siis, et kuna mul on ees otsas Ati trigger wheel ja seal ei ole minu arust vända nulli märgitud, siis võtan süütepoolid maha ja võtan küülad maha ja näen, milline silinder on üleval ja selle järgi siis tean, et mootor on nullis. Mootori saladused. Me kasutame kõige lihtsamat, ma arvan, et 3 eurot maksvat küünalt. See tähendab siis, et PKR 7E. Võib kõlada kahtlane, aga nii see on. Ja need küünlad on umbes hooaja sõitnud. Et nüüd ma ikkagi hooaja algus panen jälle uued, aga need on ikkagi väga soodsad. Alguses oli teema, et eelmine seadistaja küsis mingisuguseid Lamborghini küünlaid. Täna on tulemus, et neid ei ole vaja. Nii et saab ka odava küünlaga sõita. Aga küünla valiku suhtes igal juhul alati on vaja teada, et mida seadistaja eelistab. Ja kui seadistaja eelistab mingisugust kindlast küünalt, siis ilmselgelt on tal mingi põhjendus sellele, et algselt oli mul üks seadistaja, täna on teine ja tänane seadistaja ei näe, et ma peaksin mõnda muud küünalt kasutama. Selles mõttes müütiline lugu, et väga paljud väidavad, et M50 on hea ilma termostaadita. Siis ma ütlen, et termostaat on hädavajalik ja ka mina kasutan termostaati ja võtame just termostaadi korpuse maha ja on näha, mis seal all on.
täitsa tavaline termostat. Ainuke vahe on selles, et selle avanemistemperatuur on 79 kraadi. Aga muidu on tegemist siiski täitsa tavalise termostatiga. Mootor on lahti võetud ülevalt poolt. Seis on tegelikult halb. Meil on niiskus kahjustus tekkinud, mida ei osanud ette oodatagi. Ehk siis 4. silinder on millegipärast märg seest. Kas see on siis jahutusvedelik või on see etanoolis olev vesi? Me ei tea seda, aga igal juhul plokigaas läheb kohe taastamisse kontrolli ja mis siin silindri sees on, ehk siis seda näeme veits hiljem. Kui ma võtan alumise osa lahti, vaatan, mis seisus kolivigrupp on. Kindel on see, et rõngada või uued panna ja üks silindri sein ikkagi üle hoonida, aga kas see saab nii lihtsalt, et ainult hoonime või vajab ka puurimist seda? Seda ma ei tea, kui vajab puurimist, siis see tähendaks seda, et me peaksime vahetama mootoriplokki, mis ei kõla mul üldse hästi, aga kui on vaja, siis tuleb teha. Nii et siinkohal jääb see mootori lahtivõtmine nüüd pooleli või jääb pooleli, kuna tähtis osa, et plokigaas on käes ja see on vaja korsa mootorisse ära viiest, et muidu ma langin järjekorrast välja. Ja suureks plaanis imelihtne lugu, plokigaas sai maha võetud ja mootor on poolenisti osanud, nii et ma proovin selle järgmise osa siia samma kohe järgi ehitada. Mootori info on kätte saadud, see tähendab seda, et Corsa Motors võttis plokigaane, defekteeris selle lahti ja juba lahti võtmisel nad nägid, et siin on üks kahtlane mõra. Ma muidugi palusin neil teha siis survetesti, mida nad ka tegid ja neil on väga survetesti vann. See on sooja ainega, ehk siis plokigaast lastakse töötemperatuuri ja alles siis tehakse survetesti veel korra. Nii et siin on SP not ok, see tähendab surveproov ei ole korras ja mõra on siia joonistatud ja see jookseb siia klappide vahelt kuhugi alla välja. Igal juhul see plokigaas on katki, siit on jooksnud jahutusvedelik ehk siis vesi mu mootorisse ja panin selle 4. silindri roostetama.
aga suures plaanis tundub seis on hea, sellepärast et peale vaadates tundub, et piisab ainult siis ploki tasapinna lihvist ja üle hoonimisest, aga seda me näeme alles siis, kui hoonikivid on üle käinud. Nii et viisin ka mootori ploki korsamootorist sisse ja lähipäevil tõenäoliselt saan seda tagasi ja saab hakata tegelema mootori komplekteerimisega uuesti. Kuid läheme teise tuppa, seal on siis suur projekt selle drifti auto endaga, ehk siis olen ikkagi tegelenud ka keretöödega, nii et läheme keretööde juurde tagasi. Algus töövahendid meile antakse. Siuksed. Kindlad ka ei ole. Käed lõhki või? Ei ole. Firalgad nukid mööda klaasi, vaata. Tahad näha, kuidas karjub pähe? No me teeme. Päev Firal nuki mure, siis on suur oot praegu. Oot. Nüüd aitabki. Läksin lappesse või? Ei no, sa tõmbasid selle eest ära, vaata. Tihendi nüüd. Mida sa filmid sinna? Vaata, kruikeere ja klaasi vahetus. Vaadake parem seda kõige suuremat tüüpi selles väikses autost. Proovi, ma tõmban. Hea tinn. Teeme proovi. Seda. Tule, sitakott on Firana. Aised sinna. Oota nüüd. Täielik. Aisused see persest. Jube vend. Õiged töövahendid ikka mõnusad asjad. Lõikati juhtmed ka läbi või? Ega muud on lõikati ära. Tõmbame välja. Ei. Keretööd, siis meie lihtsast projektist sai väga suur keretööde osas. Siin see kõik on. Kõik augukesed, mis on tulemüüris, on kinni keevitatud, et ei peaks kasutama seda lolli fooliumteipi. Samamoodi oleme teinud siis kastikoja täpselt selles mõõdus, mis on lubatud. See on ka suur teema, kõik ülejäänud augud. Need kaks väikest peavad jääma, siit tuleb piduritorud läbi seina. Siin on veel paar neediauku, mille külge käib siis piduri õlitopsikud. Aga suures plaanis on see asi tehtud niimoodi, et ei peaks kasutama liigselt mingeid fooliumteipe ja muid siukseid imelikke, ma nimetaks kiireid abivahendeid siis, et hoida autot tehniliselt õigena. Ja siin selle osaga, kus me oleme jõudnud, siis tegime natukene seda tulemüüri korda. Jõudsime juba salongi. Salongis on siis
ka noh, kogu see kastikoda, siin all on veel paar auku, mis tuleks veel ära käivitada. Ja kuna me juba selle salongi tegime ära nagu esimese osa, siis me jõudsime seisukohale, et ei saa jätta ka tagaosa tegemata. Ehk siis see on julm. Terve see sein seal. Kõik augud täis keevitatud, mis on vaja. Kõik, mis üleliigne on täis keevitatud. Sellepärast enne oli mu auto nagu väike plaaster siit tagant. Isegi, et siin oli vahesein, aga vaheseina taga iga väike auk oli pandud kinni fooliumteibiga. Ja kokkuvõttes punane auto, fooliumteip väga lahedalt kokku ei käi. Nii et räigelt keevitanud ja lootus on, et lähihetkel saab see ikkagi valmis ja siis saab selle kõik seest ja kapoti alt uuesti ära värvida ja see auto näeb välja taas uuesti ilus, mida ta ei ole näinud välja mitu aastat nii seest kui kapoti alt. Ehk siis proovime see aasta paremini ja ega sellest keevitamisest ma väga videot ei hakanudki tegema. Natukene on siin timelapsi sellest, kuidas ma selle koja asju mõõdan suurest tahvlist välja. Igal juhul tulemus on siin, mida ma saan teile kohe näidata siis lähemalt. Koda on valmis, kerekülge täielikult keevitatud, et ei oleks siis vaja seda üle liimida. Muidu ta on ikkagi lekkiv koda, aga kui on täiesti täis keevitus, siis see ikkagi ei leki. Nii et polegi täna midagi muud. Pane siis ikkagi sellel videole like, subscribe, mis iganes sealt veel panna saad. Võid panna bell notification, saad lihtsalt tilinaga teada, et meil on uus video. Kokkuvõttes autoprojekt areneb suht hästi, mõni tagasilöök on olnud, aga ma usun, et me oleme graafikus. Nii et oota järgmist videot.